Nii, jõudsin kohale ühe korteri juurde jälle ja üks uus objekt vajab pildistamist. Vajalik inventar on kõik kaasas ja lähme siis vaatame selle korteri üle ja otsime võtme. Riia maantee 71 Viljandis, 9-kordne maja, 7. korrus. Lähme vaatame vaadet. Kohal. Ja nagu lipsti oleme 7. korrusel üleval väljas, nii et lähme nüüd korterisse edasi. Palun! Ja esimene asi, mis mina siin korterist näen, kui ma siia korterisse sisse astun, on mõnus suur avaresik siin ees. Siin on suur ruumikas kapp kohe, mis esimesena silma jääb, maast laeni saad riideid panna täis ja trenni siia taha ära peita ja siin kapist juba rääkima hakkasin, siis ma näitan kohe ära, siin pesumasin on siia taha ära peidetud. Super hea lahendus, ei ole kuskil köögis ega duširuumi sees. Aga siit veel, kui väljast sisse tulime, korralik uks on korteril ees. Tohutu hea asi minu arvates, ei tule müra ja hoiab sooja. Külalised tulevad, halloo, saad väljast rääkida, loomulikult ei pea alla jooksma. Neid ust lahti tegema ja siin siis pane siia kas või suured nagid, värgid, toolid, mahub ilusti ära. Okei, aitab koridorist esikust küll. Siin on siis kokku 3 erinevat tuba ja köök ja liigume elutuppa. Mõnus suur elutuba, samuti ruumikas, suurepärane vaade. Oleme siis 7. korrusel ja sinna siis jääb Riia maantee, kesklinn ja Viljandi järv siit ilusti. Ja samuti Untaugumägi, järveäärne matkarada, diskgolfi väljakud, kõik siit 100 meetrit, nii et super mõnus koht selles suhtes. Aga tuba on mõnus suur ruumikas, siin on sul 100 varianti, kas paned selle diivani sinna ja televiisor on siin, paned televiisori siia, jätad diivani siia, et saab timmida siin erinevat disaini, aga liigume siis köögi poole. Köök on selline, kuidas ma ütlen, keskmises suuruses, siin on lahendatud siis köök niimoodi, et istumisala on siia tehtud. Selles suhtes väga mõnus, saab siin ju kohvi ja võileivad ära süüa ja suurem söögilaud ilmselt tuleb tuppa katta. Aga köögimööbel täiesti komplektne, kõik asjad olemas, siin on nõudepesumasin näiteks täiesti ja samuti integreeritud pliit ja ahi. Ja igavene suur külmik kaavel mahub siia kööki ära, nii et tegelikult on siin ruumi küll. Ja 2 magamistuba. Magamistubade planeering on üpris tüüpiline, et otse siia tualett, duširuum selja taga ja 2 magamistuba kumbki eraldi vasakul paremal. Ja liigume siia poole. Ja siit poolt akendest paistab siis Jakobsoni gümnaasiumi ja jalgpallihall, Maxi Market siit samas kohe ümber nurga. Et kõik eluks vajalik väga mugavalt lähedal. Ja teine magamistuba siis otse siin vastas. Ja kuidas siis korter ikka ilma rõduta on, et loomulikult rõdu on ka olemas.
ja siin magamistoas on suur riidekapp ka, mis jääb korterisse sisse. Mahutab korralikult kraami. Ja duširuum, palun väga, ilus puhast plaaditud. Siin on samuti veel 2 kappi, dušikabiin ja WC duširuum on siis eraldi. Siin koridori seinas on ilus helgetes toonides disainitud sein, mulle isiklikult meeldib. Ja mis mina veel tähele panin, korteris on siseuksed kõik vahetatud, annab ka sellise mõnusa, ilusa, puhta mulje. Ja oleme ringiga tagasi esikus, kust me sisse tulime, kust me videotuuri alustasime, nii et ja kui sul selle korteri osas tekkis küsimusi, soovid vaatama tulla, kirjuta mulle maarja@maarjakarra.ee ja või helista 56886800. Video meeldis, pane ikka like, jaga sõpradele, jälgi mind sotsiaalmeedias ja näeme juba siis objektil või uutes videotes. Tšau! Let's go! Kuidas ma välja saan? Ma tulen teen lahti. Käib ka? Nii olemegi jõudnud nagu lipsti 7. korrusele ja lähme korterisse sisse. Ja samuti siis järveäärne mis kuradi rada see on? Matkarada. Selles suhtes on see magamistubade planeering tüüpiline, et ka päris... Las olla, vist ma pan kinni või? Ma ei saanud tamme, kas see töö.